Alates 20. septembrist täitub Tallinn disainiöö üritustega, mis otsivad vastust küsimusele, miks disain on disaininäiteid Taanist, Inglismaalt, Soomest, Leedust, Poolast, Brasiiliast. Näitused, konkursid, töötoad, seminarid, Petša-Kutša, etendused ja moeshowd Rotermannist Kalasadamani. Lisainfo disainiu.ee. We don't need new things the whole time.
ja sa võta siit seerist. Uuesti hoida siin. Vaata ülemist risti, jah? Ei vaata seda risti. See tuu. Minul ei ole värvi, aga teistel on. Ja, tema valgustatud, kuidagi niimoodi, et uks saab täispikkus nüüd valgustatud. Lihtsalt sellega kabiga. Jaa, nii, siis mõlemale poole, üks siia ja siis seda posti valgustama. Aga siis valgust seda posti, ma võtan ise selle ja siis ongi olemas. Guerilla valgustus toimub. Tulevad kohale ja hakkavad linna valgustama. Nüüd lähme metroplaasasse. But I think that the quality is always riding on the top of the quantity. There's a lot of the products nominated this year which are not really needed, but the best half of the products I think are very good, and what we gave the prizes to is excellent products. So all in all, I think that is okay. You can't just make beautiful, good, needed products. There will always be something which is less needed and less beautiful, and that's so here. But I'm quite confident and happy with the result. Design is important. Design is about improving our life. The best definition of design is it's about devising courses of action that leads from improvement from the present situation to a preferred situation. Designers are people who always want to improve something. We can't look at anything without thinking it could have been done better. When we go to the hotel here and go to the bathroom, look at this square rectangular basin, we think, why isn't it circular or something which would be more friendly? Why is the water tap under the shower so you get wet in the wrong temperature and things like that? You're thinking all the time, how can we do things better? That's what design is all about. So you need it in many levels in society. Võib öelda, et mõned tööd on täiesti üllatavad. Mõned tööd on suhteliselt keskpärased ja tavalised. Lõpuks ikkagi jah, sulle jäävad meelde sellised, kas või see sama jalgratta hoidja, eks ju, nupukad asjad, mitte millestki on tehtud midagi. Et seda nagu Eesti disainer tegelikult oskab hästi. Ja ma tahaks, et Eesti inimene tunnustaks Eesti disaini palju rohkem ja nõuaks seda palju rohkem, kui ta täna teeb. Ja sealt võib olla ka see, et kui ei ole nõudlust, siis ei ole ka pakkumist. Kui oleks suurem nõudlus, siis oleks ka disaineritel suurem motivatsioon teha huvitavamaid, lahedamaid asju, mida me saaks iga päev tarbida. Et tegelikult, kui sa lähed täna poodi, siis sa ei näe Eesti disaini seal. Seda lihtsalt ei ole. Ma tahaks, et seda oleks rohkem.